hommikust Eoho rahvuspargist on meie campgroundil Kicking Horse. Sööme hommikusöögi ära ja siis viskame kulli ja kirja, mida me täna tegelikult teeme. Sest kella 4-ni on meil siin pargis luba, nii et kasutagem seda pigem võimalikult hästi. Aga meie lemmik hommikusöök. Jogurt marjade ja pähklitega, kohvi ja keedumuna. Ja päev võib alata. Nonii, ja järgmine peatus on see ülehinnatud kallis kanuutamine. Lämme? Kanuut? Tegime just check-out'i. Ütle, mida sa sellele härrale seal puikas ütlesid. Lõpus mitte mingi thanks, bye, vaid tavai. Me ei ole Venemaal või Eestis, aga jah. Otsustasime siiski selle natuke üle kindlasti seda väärt, nii et lähme proovime. Sinna me lähme. Kuhu poole? Meie oma on see või? Kumb? Vasakul? So, who's going to be the driver in the back? Back seat will control direction. So, Henna. Okay, so. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Let's count the running sheep, come on, take my hand. Come on and take my I can be a sunset Tüürimees. Kutsutakse tüürimeheks või? Jaa, ma ütlesin. Ärge segama mind. Naine tahtsid tulla, las tõuab. Üksi jõuame kaugele, kahekesi kaugemale samas. Ikkagi sprei peab kaasas olema igal pool. Äkki pildimaterjal ka. Kuhu see naine sõuab? Tema sõuab siin. Mees sõuab ka natuke. Jällegi eks unistustest täitunud. Ving. Mingit tüürimehe laulu teada? Ainult sinu seda laulu vaikselt. Uus päev, sama lugu ikka.
keerasime kasseti lihtsalt teistpidi. Kerisime uuesti. Kuidas vaated tunduvad? Nagu maalil ja mis te arvate? Ma arvan küll. Väga kaunis minu arust. Kaunis. Jah. Sulle vist anti nimelt punane aer, punane vest, kõik jumala hästi matchib. Mi amor. Kuidas see 90-taalane seiklus maitseb? Väga hästi maitseb. Päris mõnus delikatess on ju siia vahele. Bäkkeri elule. Tundub isegi tead luksuslik. Üks unistustest on teoks saanud. Ma arvan, et ma oleks kahetsenud, kui ma poleks siia ka nõutama tulnud. Imeline. Lihtsalt imeline. Let's count the running sheep. Come on, take my hand. I never make promises, 'cause I don't keep them. I already miss you. I never make promises, 'cause I don't keep them. Väike vahepeatus Mount Revelstoke. See on see kant, kus on üks vanimaid suusahüppeplatvorme, mis siiamaani tegutseb. Isegi Soome lipp oli seal väljas. Kus Eesti oma on, ma ei tea. I never make promises, 'cause I don't keep them. I already miss you. I never make promises, 'cause I don't keep them. I already miss you. Ja siinkohal saab see lühike Mount Revelstoke'i sõit läbi. Üleval tee on kinni, kuna tee on lumine. Käes on küll juuli, aga siin nii kiirelt see lumi ära ei sula, nii et see sai kahjuks saatuslikuks. Aga vaated on siia nii ilusad. Taustal on mu mitte esimeses nooruses põlved enam. 30 aastat juba mind siin rajal kandnud. Aga me oleme nagu kuskil õuduste filmis. Into the Woods. Järgneme mingile väikesele tüdrukule. Hohoho, kuhu ta meid viia viib. Kõrvad ka. Oleme vaatame edasi. Kuhu ta läheb? Kuhu ta meid viib? No nii, suusataja Nels Nelsen Ennokas. Nii kaua, kui ma videot teen, siis üks vend siin nii kaua lendab, tead, kui ma räägin, eks. Karusprei käes. Igal pool õhus ka. Jaa, oi mees on lennus, noh. Uskumatu, et kunagi peeti siin maailmameistrivõistluseid suusahüpetes ja siin tehti lihtsalt maailmarekordeid. Tundub nagu see praegu siin põhjus. just nagu see Enno Nils Nilsen
või mis ta nimi oli? Ja kas ei olnud mitte esimene suusahüppemägi maailmas? Just. Siin tehti esimesi maailmarekordeid ja tollel ajal ei olnud mingeid suusalifte ega midagi. Nii et kõik need suusatajad tõid ise oma need varustuse siit ülesse. Ja ka ennastki võttis võhmale, nii et kandes veel rasket varustust, ma kujutan ette, milline challenge see võis olla. Ma ei proovi küll väga moodne praegu olla, aga eile pesime oma mudased kassid ära. Kassid. Plätud sokkides. Jaa, kunagi ma naersin neid sandaalid ja sokid kombot, aga vaadake meid nüüd. Mis teha? Jalutasime terve mäe siit üles niimoodi. Eesmaakordne kogemus. Aga ükski mägi sellepärast vallutamata ei jää. Ja siit ma proovin ka, kuidas see vaade oli sellel Nilsil, kus neid maailmarekordeid tehti. Ja siit ta tõuseb lendu, mu naine. Kus, mis? Kui me see talv ilusti treenime, kas me paneme ennast ka kirja või? Märtsis on? Aga mis aastal? Oi! Natuke hiljaks jäänud. Oligi liiga hea, et tõsi olla. Okei. Kes see Nels siis oli? No lähme koju tagasi. No nii, siin on siis, kuidas kunagi maanduti. Lennati niimoodi. Sa lähed kohe hüppesse ja... Jaa, Kui kellelgi on ununenud, millised mu jalad välja näevad, siis palun väga. Tuleb veel selliseid klippe ehk. Ja siit me lähme kodu ja otsime lokatsiooni ka siis, kus oma piknik ja see mustlaslaager püsti panna. Mis? No ma olen Mustlast pärit, eks ole. Aga jah. Üleeile oli meil Männimets. Kes teab, mis meil täna on? Võib-olla mingisugused veevaated. Vaatame, millised on meie väljavaated siis. Pärast arutame kodus. Leidsime omale tänaseks ööks ööbimiskoha ka siin Restopil Revelstoke'i rahvuspargi lähedal. Aga tundub, et siin neid kämpijaid on, kes on siia tulnud. Sealhulgas need rekkamehed, kes niikuinii edasi ei sõida. Aga siin on mõnna selline. Siin peaks isegi suveniiripood olema. Ja siin on valmib õhtune soojendav kõhutäis. Muidugi sellega ei tohiks segada, aga siin me oleme. Elame lihtsalt elu. Aine. Jou! 2 viimast sõna siia tänasesse. Päeva. Õhtusse. Igal pool parklates, kus oleme ööbinud. Aga see on eriti luks parkla. Siin ukse peal isegi wifi. Vot. Vetsus on wifi. Saad poti peal olla ja Facebooki scrollida. Aga söök on valmis, nii et head ööd, head isu, homme näeme. Teen videotmasi. Noh, tulevased lapsed. Tõnis, Eerik ja Teele ja Raja ja vaadake, kuidas teie emme sõi kunagi, kui laudmärg on, õppige emalt nippe. Siis stiili näide Kanada supiköök siin maantee ääres. Sama siin, sellepärast kaamera värisebki.
aga söömata ei jää. Ja tisu. Hea tisu. Emme musi. Hea küll. Sellised ilusad tere hommiku helisemised. Normaalsed inimesed majutust otsides näevad, et mingi raudtee on kõrval. Siis sõidavad edasi, otsivad uut majutuskohta, aga me nii targad ilmselgelt ei ole. Vaata seda. Otsi lolli, kes ei kardaks ka valli. Ja niimoodi me siis elame. Ja niimoodi näeb see vanaaegne rong siis seest poolt välja. Kraanikausid, kööginurgad, jutud. Tilas paik mälestusmärk siis. Daamid ja härrad. Milline imeline ilm taaskord. Jõudsime vennaga just Kamloopsi British Columbiasse, kus me alustame homme suusa- ja jalgrattalifti operaatoritena Sun Peaks Resortis. Ma olen selle üle mega elevil, sest ma ei ole kunagi sellist midagi teinud. Töö on ainult välitingimustes, nii et saame suve siin mägedes veeta. Ja loodetavasti jõuame hästi paljudele matkadele ja muudele seiklistele selle aja sees. Aga homme hommikul kell 7 on treening, 7 ja 9, mida ma valetan teile silma sisse. Unustage ära. Kell 9 on treening, nii et nii palju on veel teha ja ma parem hakkan tegutsema. Mitte ei pea siin mullaraadiot. Aga minu poolt selleks korraks kõik ja järgmise videoni. Tšau! Ja siin ongi meie uus casa. Kunagi ehitati see hosteliks, aga nüüd elavad siin hoopis töölised. See ei ole meie parkimiskoht, see on laadimistsoon, aga imeline koht igatahes. Jõudsime oma staff majutusse. Selline luksus siis. Töötaja ise. Härra Siimol. Minu arust mega luksvärk. Siin on meie köök. Saime lisa selle külmiku. Siin on kõik meie söök. Ja mis kõige tähtsam. Mis hääl see oli, mingi loom vist. Aga siin on meie master bedroom. Queen bediga. Televiisor. Riidepuud. Meil on vist riidepuid ainult veel vaja. Vade rohelusele. Väikesed riiulid. Hola, senior. Tavaliselt me Keiliga telekat ei vaata ja nüüd on kohe nina ette telekas topitud. No täpselt.
Mul on tavaliselt reegel, et magamistoas ei tohiks telekat olla, aga siin me oleme. Lähme toome nüüd ülejäänud asjad. Aga väga nice, meie oleme rahul. Kes sõidab tööle oma uhkes liisinguautos, kes jalutab, kes kasutab ühistransporti, kes kasutab suusalifti, sest siin ma töötan. Mõnus suvi mägedes. Töötan. Aeg on võtta viimane lift, et koju minna. Oi, kui lift just saab. Ja kodutee alaku. Siis siin tegeleme on see, et me leidsime ennaga töö suusa- ja jalgrattalifti operaatoritena. Nii et suvel abistame me matkalisi ja jalgrattureid nende samade liftide peale, mis muidugi siit ei paista. Aga töö on päris füüsiline. Tuleb kas jalgrattaid maha tõsta või peale laadida. Vahepeal pannakse lihtsama töö peale ka, kas tuleb lihtsalt istuda ja vaadata kõrvalt, et kõik toimib ohutult. Aga pole millegile kurta. Meil on 4 tööpäeva, 10-tunnised, 3 vabad päeva. Vabadel päevadel saame matkamas käia ja lihtsalt ilma uudistada suve nautida. Aga suvi on siiani imeline olnud. Mõnus on veeta seda suve lihtsalt mägedes.
ilm on olnud uskumatult helde meie vastu. Nii et me ei ole mingi tormi või vihma kätte väga palju jäänud. Aga ei tasu ära ka sõnuda seda, sellepärast et mägedes ilmastik on väga muutlik ikka. Et me võime 4 aasta aega ühe päeva jooksul näha. Aga jah, aega koju minna. Süüa teha, kell on varsti 8. Ja nii ongi, nii need päevad siin kulgevad. Et siis nende peale laeme jalgrattaid, võtame 2 kaupa maha ka. Järgmistele tulevad baikerid peale ja 3. juba need matkalised. Aga külake alt juba paistab. Sõit on umbes 12 minutit. Aga iga minut on nauditav. Ja siit alt jooksevad mingid rajad ka, kus baikerid sõidavad.